Nii, tervist! Kas sa nüüd kuuled mind? Jaa, nüüd ma kuulen. Ja mina kuulen ka, nii tore. Jah, näen ka. Nii, aga ootame, et millal Olesja tuleb ühine. Jaa, aga ma võin proovida nii kaua seda share'ida või? Jaa. Nii. Tead, ma teen korraks lahti selle. Nii. Millegipärast on mul siin see valesti. Oota. Nii. Super, nii, nüüd peaks alguses olema. Kas sa näed või? Jah. Super, no väga äge. Ootame Leisja ka ära, ta tuleb ka kohe, ma arvan. Jah, et siis nagu saab temaga koos proovida ja siis nagu varsti võiks juba otse-eetrisse minna. Jaa, ma arvan ka. No põhimõtteliselt aeg on veel, et me niikuinii alustame nagu oli nagu välja kuulutatud, et kuus. Tead, ma ei tea, kuidas täna üldse on, nagu, et kuidas teil ilmaga on. Meil on täna 18 kraadi siin Narva piirkonnas. Meil on ka 16, nagu suvi oleks, väga äge on. See on nagu mõnes mõttes ebanormaalne. Eile just mul raamatpidaja töö juures naeris, et eile ma tulin, siis oli talv ja täna ma sõidan ära, siis on juba suvi. Mõtlesin talle, et ära sa jumala eest Rakveresse oma suve nagu kaasa võtta. Jaa, aga väga äge iseenesest, nagu täitsa uskumatu, sest vaata nädalavahetus oli tegelikult päris jahe. Aga nüüd lubatakse, et see nädalavahetus läheb jällegi nagu jahedaks. Ja. Aga sina tegelikult pikalt juba mosti sellega või? Tead, ma olen nagu siin ja seal nagu selles mõttes, et ma nagu abistan mosti, et ma olen ikka Narvas Ravispa tegevjuht. Ja, ma tean seda. Ma mõtlesingi, et kuidas sa nii palju jõuad? Kuule, ma ei tea, kuidas ma jõuan, et eks ma jõuan. Vaata, aga no selles mõttes, et mostis on nagu äge seltskond ja kui, no vaata, mul on nagu jällegi üks võimalus nagu teiega kohtuda, et millal ma kui teiega kohtuks ja nagu loengut kuulaks, on ju, et seda aega nii nagu ei leiduks. Aga no see annab ikkagi nagu võimaluse suhelda nii paljude inimestega ja siis nagu jagada oma kogemust jällegi, et inimesed nagu nii põnevil oota. Nii. Võtan vastu. Tahavad ikkagi nagu, et teised jagavad kogemust ja kuna mul on ka nagu seda kogemust, mida jagada, siis why not? Aga sa nagu õpetad ise ka seal siis? Ja minu kirg on Facebook. Nagu sellest, väga äge, okei. Et need sotsmeedia spetsialistid ja internetiturundusjuhid, et mul on seal Facebooki osa sees ja kuidas need reklaamid käivitada ja mis on need nipid ja kõik nagu muu. Et ma olen õppinud koolis. Tervist! Tervist! Me testisime juba slaidid, õnneks töötavad. Väga tore. Sa said mu slaidid kätte või ei saanud või? Sain kätte, jaa. Nii, okei. Ja ma panen selle aja ka tiksuma, et me üle ei lähe. Nii. Nii. Oota, aga ma praegu selle ekraani share'imise võtame maha, on ju? Ma ei teagi, et iseenesest ta võib ju olla alguses ka või? Sa näitad enda omast praegu või? Näitan enda võttis praegu. Nii. Ma siin natuke klõpsin veel, mul on veel seda aega, et ma... Jaa.
et see on alati nii hull, vaata, et 9 minutit aega, siis sa nagu mõtled, et nii palju aega on veel jäänud, on ju, ja siis, kui hakkab kiireks minema, siis on jälle see nagu, et kurat, seda aega on nii vähe. Jaa. Nii, aga ma vaikselt sinna sätin. Kuidas sa oled mõelnud, et nad küsivad küsimusi pärast või kirjutavad kohe chati? Tead, nad võivad kohe ka kirjutada, aga ma arvan, et me vastaks nagu hiljem, teie arvatavasti. Ja veel nagu üks asi, et ma ei tea, kas mind on näha või mitte, et ma praegu tegelen nagu teiste asjadega, et ja ma varsti, ühesõnaga ma vaikselt nagu hakkan Facebooki minema, et mul on koer kodus ja mul on koeraga ja selline asi, et ma ei tea, jumala eest juhul, kui see bänner hakkab mul pähe kukkuma või mis iganes, et siis ma lihtsalt lülitan video välja ja siis võtke nagu ohjad enda kätte. Jaa, ära muretse üldse, jaa. et seda kunagi ei tea nagu, kuidas hakkab olema. Jaa. Et see kaugtöö on nii nagu on. Jaa. Nii. Aga me kosta oleme hästi sulle, jah? Ja mina nagu kuulan teid hästi ja ma näen teid hästi, et nii. Aga põhimõtteliselt ma arvan, et me lähme siis otse-eetrisse ja saame nagu veel paar sõna vahetada enne, kui kell 6 alustab. Jaa. Siis saame kontrollida, et kuidas meil läheb. Sa siis alustad ise on ju alguses? Ja. Nii, aga tegelikult me peaks nagu laivis olema nüüd. Meil on küll 7 minutit aega. aga ma arvan, et vaikselt nagu võime alustada. Teate, tüdrukud, enne seda, kui me alustame, ma küsiks nagu seda, et kuidas teil üldse kaugtöö? Kas vaata, praegu me oleme nagu sunnitud juba 2 või 3 nädalat nagu kaugtööd tegema. Kas see oli nagu ennem sul ka juba nagu käpas või see just nagu praegu alustas? Kuidas üldse nagu kodus istumisega on, et tahaks nagu välja saada, on ju? Tahaks muidugi välja saada, et mina tegelikult sellise kaugtööga olen iseenesest harjunud, et ma olen olnud nüüd 1,5 aastat ettevõtja ja siis ma olen ka päris palju sellist kaugtööd teinud nii klientidega, et mul on osad kliendid Soomes ka, aga see on muidugi kurb, et inimestega ei saa kokku, et samamoodi nagu neid igasuguseid webinare ja laive tehes, et sa vaatad oma arvutit, sa näed paari inimest võib-olla väikese ekraani peal, aga enamus inimesi, kes meid kuulavad, et sa ei saa nende emotsiooni, et see on minu jaoks võib-olla kõige raskem. No sellest küll, aga tead, mulle üks sõbrants saatis reede õhtul pildi, kus ta ühesõnaga, ta sai oma sõbrannadega nagu Zoomi ja vahe. Seda ma olen ka teinud, ma olen teinud juba veini õhtu isegi Zoomis. Ma ei tahtnud seda kõva häälega rääkida, aga tegelikult, kuna kell saab varsti 6 on, et põhimõtteliselt nagu ametlikult tööpäev on läbi, siis nagu võin seda küll mõelda ja kuna varsti on ka reede on ju, siis reede. Tüdrukud, mis on teie reedesed plaanid on ju, et mis teie plaanid selleks reedeks on? Ma ei tea, kodus istun, olen Zoomis on ju. Ja tahaks küll muidugi loota, et see saab nagu varsti läbi, et mina käisin ka täna hommikul kontoris, nagu päris kontoris, et mina käin üksinda ja meil seal kontoris nagu inimesi ei ole, kõik teevad ka nagu kodustööd ja teada siis ma käisin nagu, kuna ma töötan Kuurortlinnas ilusas ravispaas ja üldse nagu nii hea ilm oli täna ka ja siis ma juba mõtlesin, et võiks juba tulla see aeg, kus me laseme basseinid vett täis ja meil on see imeline välibassein, meil on Eesti kõige suurem välibassein soojendusega, et siin tuleb väike reklaamipaus, et siis kui see ükskord läbi, et siis saame arvatavasti ka Narvases kokku ja siis saab juba nagu veinaõhtuid teha, mitte Facebooki. Jaa, minu meelest Narva Jõesuu on ju väga ilus, mina hea meelega tulen sulle sinna siis laivis külla. Ongi, aga teeme siis niimoodi, teate, et nojah, et meil on veel 4 minutit aega, et
ma arvan, et kuna täna tuleb hästi palju erinevaid nippe, vaata, et noh, kuna me räägime nagu persooni brändist, siis ma võtan kindlasti midagi kodutööks. Ja siis me saame Narveses kokku ja siis sina teed kontrolltööd ja siis kui läheb hästi, siis jaa, Sofi! Ühesõnaga motivatsioon on nagu väga kõrge, et ma arvan, et jah, et nüüd ma peaks tõesti nagu ennast rohkem kätte võtma ja nüüd ma varsti nagu põhimõtteliselt nüüd me suundumegi sinna nagu, mis on meie tänase kohtumise nagu peateema ja täna mul on siiralt hea meel esindada ärikooli Most, kuna just nagu Mosti ärikooli vahendusel me saame kokku nagu suurepäraste inimestega nagu Evelin Org ja Olesi Saue, kes on Eesti esimese persoonibrändi raamatu autorid. Ja seoses sellega, tüdrukud, mul tuleb nagu selline küsimus, et ma igaks üks vabandan, et ma ütlen tüdrukud ja neiud ja kaunid. Jaa, palun. See on lubatud, jah? Lubatud. Ja, ma arvan, et meil on täna kõik kaunitarid, kes meiega koos on. Ja noh, kindlasti on ka mehi, kes meid vaatavad ja rahvas, kallis rahvas, kui teil on küsimusi, siis palun kirjutage ja me kindlasti vastame meie kohtumise lõpus, aga noh, mitte nagu keskel. Et ja esimene küsimus, mis mul on tegelikult tüdrukud, et üldse nagu milleks? Vaadake, kõik need juhtimisteooriad ja kõik need turunduskogemused ja ma tean, mis iganes, kõik tuleb USA-st ja kui ma nüüd tahaks, siis ma läheks praegu ka nagu raamatupoodi okei, nagu e-poodi ma praegu ja siis ma leiaks seal ka nagu hästi palju raamatuid, mis on tõlgitud nagu inglise keelest eesti keelde ja seoses sellega nagu tekibki see küsimus, et mis on see vajadus, mis pärast ikkagi nagu tekkis selline mõte, et Eesti, meie suurepärane, ilus, kaunis, fantastiline, suurepärane veel üks kord ütlen Eesti, aga no väike Eesti, miks ta vajab ikkagi nagu sellist raamatut, kas ainult sellepärast, et me paneme ta eesti keelde, ilus eesti keelde? Ei, ma ei usu, et tegelikult meil on selline lugu Olesiaga, et me saime Olesiaga tuttavaks alles natukene üle aasta aja tagasi, aga meil mõlemal oli see persoonibrändi teema kuidagi hästi hingelähedane see hetk, et Olesia tegeles sellega ja mina olin just nii-öelda lõpetanud oma sellise korporatiivse töö ja hakanud ettevõtjaks ja see oli minul ka hästi selline hingelähedane ja me lugesime hästi palju, me mõlemad loeme hästi palju raamatuid. Aga kõikides nendes persoonibrändi raamatutes tegelikult oli hästi palju soovitusi, et ole autentne, ole sina ise ja kõik see, aga mitte üheski, mida meie otsisime ja lugesime ingliskeelsetest, me ei leidnud nagu sellist väga head sellist tööriista, et kuidas siis päriselt panna see persoonibränd kokku, et mis olekski nagu step by step väikeste sammudega, et kui sa võtad sellise hästi suure eesmärgi, siis seda nagu hakata lahendama on väga raske. Aga just mingite väikeste sammudega ja me hakkasime koos koolitusi tegema ja siis mingi hetk Olesia ütles mulle, et kuule, et äkki kirjutame siis juba raamatu, et me mõlemad oleme sellist usku, et pigem nagu asju kirja panna ja need läbi teha ja ikkagi kohe nagu action. Ja siis me mõtlesimegi, et kõige lihtsam võib-olla seda teha nii, et panedki endal 100 sammu kirja ja hakkadki vaikselt minema, sest et siis sa saadki nagu iga päev, nii nagu meil see raamatu kirjutaminegi, et see tundub ju ka selline hästi suur asi, aga kui meie kahekesi kirjutasime, otsustasime, et me kirjutame näiteks 1 lehekülje päevas, et mõlemad 1 lehekülg, see teeb juba 100 päeva jooksul 200 lehekülge, et meil on üle 300 lehekülje, et meil läks koos kirjastamise ja kõigega läkski umbes pool aastat. Ja tegelikult meil praegu tuleb ka ingliskeelne versioon, aga kuna eestikeelsest raamatut sel hetkel ei olnud, siis me mõtlesime, et see teema on tegelikult piisavalt oluline ja nüüd on see olemas. Et meil on selle üle väga hea meel. Okei, ja nii, mul on üks tehniline palve enne, kui me lähme edasi, et ma tekkis suur palve, et tahaks nagu meid nagu suuremas formaadis näha, et kui praegu saab selle share screen'i nagu ära võtta, et ma oleks nagu suuremas akendes. Nii, panen kohe stop share. Vaata, kas nüüd on parem? Nüüd nagu peaks, ja. Siis ma küsin, rahvas soovib näha oma kangelasi. Ja, nad küsisid seda. Okei, aga vaatame nüüd nii kohe.
Okei, ma tegelikult mul oligi üks nagu küsimus veel, et kaua see nagu raamatu kirjutamine aega võtab, aga nüüd ma sain selguse, et põhimõtteliselt nagu poole aastaga nagu saab väga ägeda raamatu, kui sul on millest kirjutada, et saab nagu siis kokku panna, et see ei ole ka nagu mingi probleem on ju. Ja kui sul on nagu rahaline võimalus olemas, investeering on olemas, siis nagu palun tee ja on tehtud. Aga teate, Evelin, enne kui me lähme edasi, me küll nagu räägime persooni brändist, aga mul on üks küsimus, praegu on nagu suuremas osas rasked ajad ja tegelikult need rasked ajad, nagu tegelikult see kriisiaeg on minu meelest nagu olnud nagu hästi pikemat aega, et me elame kogu aeg väga ägedas kriisiajas, et ma küll ei tahaks nagu selles kaua elada, ma arvan, et me pääseme sellest kiiresti välja, aga vaata, sa ütlesid, et ühel hetkel sa otsustasid, et sa hakkad ettevõtjaks. Nüüd, vaata tead, päris paljudel inimestel, kes tulevad ka meie koolitustele, et kuna meil ärikoolis Most, meil on social media spetsialisti koolitus ja internetiturunduse juhi koolitus ja päris paljud nagu mõtlevad, et kas nad nüüd on piisavalt julged, et astuda seda sammu ja hakata ettevõtjaks. See on nagu päris jõhker. Vaata, ühel hetkel sa käid tööl, sul makstakse palga selle eest, et sa teed tööd, on ju, ja siis järgmisel hommikul sa otsustad, et nüüd ma hakkan ettevõtjaks. Paanika, mis nüüd saab? Vaata, räägi nagu paari sõnaga. Ja, see ongi hästi raske, aga kui sa seda sammu ära ei tee, ega see kuidagi lihtsamaks ei lähe, et see läheb aina raskemaks, et mina tegin nii, et ma tegelikult tegin selle otsuse aasta aega ette. Ma teadsin, ma tundsin, et ma tegelikult tahan midagi muud proovida, aga muidugi ma olin Viru hotelli müügi- ja turundusdirektor, väga selline tore töökoht, arendav töökoht, aga mingi hetk ma lihtsalt tundsin, et ma olen rohkem koosolekutel, kui ma olen kuskil mujal ja ma tahan midagi ise proovida. Ja kuna ma teadsin, et need boonused ongi kõik väga toredad ja see turvatunne, aga ma tahan midagi muud, siis mina tegin nii, nagu raamatu puhulgi. Ma panin aasta aega ette endal selle tähtaja kirja ja ma laadisin alla, kellel on raskeid otsuseid, laadige alla selline äpp, mille nimi on Days ehk siis päevad. Ja iga öösel kell 12 ta ütleb sulle, mitu päeva on jäänud. Nii et alguses see ongi tore, 300 päeva, 200 päeva, aga vaata, kui hakkab olema 50 päeva, 49 päeva, siis sul ongi nagu hästi hirmus. Ja teine asi, mida mina alati teen, kui on rasked otsused, ma räägin kõikidele oma tuttavatele, siis mul on endal häbi seda mitte teha. Et kõik inimesed teadsid, et ma tulen nagu sealt ära, kõik teadsid, et ma loen neid päevi ja mul ei jäänudki mitte midagi muud üle. Ja ega mul ei olnud plaani tegelikult, et ma hakkan ettevõtjaks. Ma tahtsin ära tulla ja mu plaan oli minna aastaks reisima. Aga siis mu sõbrad ütlesid, et kuule, et kui sa lähed nüüd aastaks reisima, siis sa tuled tagasi ja sa oled sellises moodis, et kes teab, et kas sa siis hakkad enam ettevõtlusega tegelema või siis sa lähed lihtsalt samasuguse töö peale tagasi. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma proovin, aga mul oli siis lahkumisavaldus antud, mul oli ainult 1 kuu aega. Ja siis ma läksin tegelikult hommikul randa ja ma lubasin, et ma ei tule rannast enne ära, kui meil ei ole oma firma nime, millega ma tegelema hakkan ja mingit sellist üldist äriplaani. Ja ma istusin päris kaua seal, et õnneks nagu päike päris oli pilve taga, et ma ära ei põlenud. Aga õhtus mul oli olemas, et kui sa oled täiesti nurka surutud, siis sa suudad ennast väga kokku võtta. Nojah, et tegelikult, aga ütle ka seda, kas meie riik nagu toetab ettevõtlust, et kas sa võid öelda, et riik on mingisugust tuge sulle andnud? No ütleme nii, et ma arvan, et maailmas kuskil ei ole nii lihtne ettevõtet teha. Mul läks reaalselt aega, kui mul oli see nimi olemas, mis ei kordu, eks ole. Mul läks reaalselt aega 10 minutit ja see maksab ju, ta maksab ju ülivähe praegu, et rohkem on see, et mis mind on hästi aidanud, on see, et kuna ma olen tegelenud müügi ja turundusega, siis need 2 asja tegelikult, ilma nendeta sa ei saa tegelikult ettevõtlust alustada, et need on nagu, kas sa teed ise või sa pead selle teenuse sisse ostma. Ja mina võib-olla lisaks siia juurde, et mina olen juba ettevõtlusega tegelenud äkki varsti 15 aastat ja mina oma kogemusest võin öelda, et see, mida me kõige rohkem kardame, et äkki meil ei lähe hästi, et mis siis saab. Ja vahest võib-olla tõesti ei lähe hästi. Mul on ka vahest ei läinud hästi, aga tegelikult nagu ka praegune kriis saab läbi, tulevad uued võimalused ja sa tegelikult iga asi, mida sa teed, selle kaudu sa arened ja õpid ja saad kogemusi juurde ja kindlasti see on väga-väga hea kogemus ükskõik kellele, ükskõik mis valdkonnas, aga võib-olla sellise soovitusena
kõigepealt proovi aru saada, et mis valdkond see on, et kas see sind päriselt vaelub, kas sul silmad lähevad särama, kas sa tahad seda teha, sest see müüt, et ettevõtjatel on väga palju vaba aega, kahjuks ei vasta tõele, et sa pead kordades rohkem tööd tegema, ka siis, kui sul on juba oma töötajad, sa endiselt oled esimene, kes tuleb ja viimane, kes läheb ära ja nädalavahetusi ja õhtuid tegelikult ei ole, et just sellepärast tegelikult pead väga-väga arvastama seda, mida sa teed. No ütleme nii, et nagu, et kui sa nagu hakkad ettevõtjaks on ja siis juhtivtöötajate jaoks nagu midagi ei muuta on ja sa endiselt tuled esimesena tööle ja endiselt nagu lähed viimasena ära ja endiselt sa lükkad oma puhkuse, kui on vaja nagu nurka on ja siis tuled nagu ja abistad kõiki nagu hädast välja. Aga oletagem, et näiteks nagu meil juhtub, ja meil ongi nagu päris elust võtta neid juhtumeid, kus tüdrukud istuvad, tulevad koolitusele, väga tublid tüdrukud ja näiteks võtame, et internetiturunduse juht on ja see on see inimene, kes paneb nagu interneti oma pilli järgi tantsima ja õpetama, kuidas seda teha. Ja nüüd ta nagu leidis ja otsustas, et see on tema kirg, eriti kui ta on varem turundusega kokku puutunud, kuna social media marketing on 1/3 turundus. Aga internetiturundus on juba 50% turundus on ju. Ja nüüd oletame, et nüüd Lego läks kokku on ju, klotsid tulid kokku, et nüüd ma otsustan, ma hakkan ettevõtjaks on ju. Millal ta peab mõtlema sellest persooni brändist nüüd? Mida see persooni bränd üldse nagu tema jaoks tähendab ja kui palju see persooni bränd tähendab nagu nii-öelda tavainimeste jaoks, nagu näiteks sotsiaalmeedia spetsialist on ju, et kas me nende puhul nagu räägime ka persooni brändidest või see on ikka veel nagu tegevjuhtide ja poliitikute? Ei, kindlasti mitte, et meie nii-öelda, miks me selle raamatu tegime ka, sest me nägime ümberringi nii palju selliseid ägedaid inimesi, kellel on see sisu olemas, ta teab, mida ta tahab teha, aga seda on hästi raske paketeerida, kui sul ei ole mingisugust kindlat plaani või sa ei tea, kuidas seda teha. Et tegelikult meil on kõikidel need persooni brändid olemas, millest me kohe räägime ka, aga küsimus ongi selles, et kas sa tegeled selle teadliku kujundamisega ja nii-öelda saad abi sellest oma tööalaselt näiteks või mis iganes eesmärgid sul on või siis sa lased sellel suvaliselt nii-öelda kujuneda, et see olemus on niikuinii kõigil. Et igaüks absoluutselt meie nii-öelda unistuste maailmas tegeleks sellega, sest me lihtsalt näeme, kui palju kasu sellest on, et kuidas see saab aidata, eriti praeguses olukorras, et kui nii-öelda raha on ju täiesti kinni keeratud, et sa pead nagu panustama ajaliselt ja see on ideaalne nagu tööriist, et kuidas sa saadki ajaliselt panustada, aga sa saad sellega toetada, mis iganes, kas sa tahad vahetada karjääri, kas sa tahad alustada mingi uuega, kas sa tahad ma ei tea, oma töötajatele mingit sõnumit edasi viia või oma kliente leida, et seal on nii palju võimalusi, mis võimalusi ta annab, aga see ongi tööriist. Ta loob sulle võimalused ja siis sa pead nendest võimalustest kinni haarama, sest see on nagu see oluline asi ka veel. Ja tegelikult vastus sinu küsimusele, et ei ole siis, kui sa juba alustasid ettevõtlusega, vaid siis, kui sa veel teed tööd, tegelikult persooni bränding on väga hea tööriist, et sa saakski aru, et mis on see miski, mis tegelikult sulle meeldib, miks sa mingit asju teed ja võib-olla kui sa vastad nendele küsimustele, kas oled õnnelik oma praeguses töökohas või sul tegelikult on juba plaan olemas, kuidas läbi persooni brändi siis luuagi oma ettevõtte, et tegelikult ettevõte ei ole ju ei logo ega fassaad, et meile tihti tundub, et kui on nimi olemas ja koduleht olemas, siis ongi väga mugav sinna taha peitu minna, aga inimesed ostavad inimeste käest, inimesed tahavad näha päris inimesi nende brändide taga ja sellepärast tegelikult väikestel ettevõtetel nüüd ajal, kui sotsiaalmeedia on nii populaarne, on oluliselt lihtsam kui näiteks suurte ettevõtetel, suurtel brändidel, siis seal on kõik väga ilus, väga korrektne, aga mida ei ole, inimesi ei ole. Me ei näe, kes on see bränd, et selle peale võiks mõelda ja see on kindlasti asi, mida saab ka väike ettevõtja ja alustav ettevõtja enda kasuks ära kasutada. Tead, vaata, mina jällegi nagu meie loengutes jällegi nagu räägin seda sama, et inimesed ostavad nagu inimeste käest on ja ma tean, et nägu müüb.
nagu tehke, mis tahate, on ju, aga nägu müüb ja ma tean, et kui mina tulen nagu kuulutan välja, et nüüd tulge nagu minu juurde ravispaasse, on ju, siis mul kohe tuleb grupp kokku, eriti kui mina nagu olen seal sees, nagu ma ei tea, tegelen mingisuguste huvitavate asjadega. Aga meil ma ei tea, kas meil on Eestis nagu, kas see on nii-öelda nagu eestlastele nagu kaasasündinud häbelikkus või me nagu ei julge, vaata, et kui sa nagu ütled, et kuule, no sa võiks et sa võiks nagu vähemalt oma Öeldakse ju, et eestlased, nii-öelda eestlaste müügitöö, et kuidas eestlased teevad müügitööd, et on agressiivne ootamine, et sa ootad, et midagi juhtuks, aga sa midagi nagu ette tegelikult ei võtta. Et see ongi see, et ega meil mõlemal Olesiaga on tegelikult hästi pikaajaline müügitaust ka, et me ei tee ainult turundust. Et müügis ongi see, et sa pead nagu midagi tegema või sa pead selle nii-öelda aktiivseks pooleks saama, et see ei tähenda seda, et sa pead kellelegi midagi pähe määrima, aga just, et läbi persooni brändingu seda annab väga ilusasse paketti panna, mida siis saab mõistlikult inimestega jagada, et mitte nagu sellist lausmüüki teha. Aga vaata, mul on veel viimane küsimus enne, kui me lähme siis selle ägeda presentatsiooni juurde, mida ma kindlasti tahaks ka näha. Tead, mul on isegi vihik olemas. Ja panema ägedaid ideid, mis te arvate, ega ma niisama siin ei passi, on ju? Ma loodan, et kõigil on, sest tegelikult 42% lähevad nii-öelda kirja pandud asjad rohkem täide nii-öelda ka äriliselt, nii et pange kõik kirja. Nii et super. Kuulge, aga veel üks küsimus, mis minu käest ka nagu küsitakse päris tihti, vaata, kuna mina nagu loengutes räägin Facebookist on ja sellest nagu reklaamihaldurist ja kõigest muust, siis mõned inimesed küsivad, aga miks ma peaks tulema kursustele ja miks ma peaks maksma, kui internet ja YouTube on nagu tasuta asju täis? Öelge teie, mis te selle kohta arvate? Meie arvame selle kohta seda, et kõik ongi tegelikult internetis olemas, kõik on internetis olemas, aga teinekord on inimestel lihtsalt vaja kas mingit struktuuri, näiteks nagu meie puhul seda 100 sammu, või siis on vaja neil kedagi, kes natukene, ütleme, kuidas meie saime Olesiaga hästi kiiresti raamatu kirjutada, sul võib-olla on vaja seda vastutuspartnerit näiteks, et keegi, kes siin tagant tutsitab, aga internetis muidugi on kõik olemas. Okei, super. Nii et kõik, kes meid kuulavad, et pange kähku kirja, nii et teil on 2 tähtsat asja, mis te peaksite tänaseks õhtuks ära tegema. Number 1, ma ei tea, kas Apollo raamatupoes nagu saab teie raamatud kätte on ja see ei olnud mingi hullu raha eest, et mina käisin küll nagu piilumas juba, mõtlesin, et võiks nagu selle soetada, kuigi ma sain esimesed need peatükid tasuta kätte, ma käisin teie lehel ja pärast ma kirjutan teistele ka, et kust jällegi neid kätte saab. Aga jah, pange kindlasti kursustele ennast kirja selleks, et tõepoolest struktureeritud teadmiste edasiandmine on seda raha väärt ja isegi rohkem, on ju, et mina arvan küll. Ja meil on tegelikult kuulajatele üks üllatus ja kingitus lõpus, et kuuleb kindlasti meid lõpuni. Ja mina kuulan kindlasti teid lõpuni ja ma saan selle kingituse kindlasti kätte, tüdrukud on ju. Nii, aga super, aga tõesti nagu ma arvan, et läheks nüüd selle presentatsiooni juurde edasi ja ma annaks sõna teile ja mina vaikselt istun ja kuulan ja võtan oma selle heli maha igaks juhuks ja siis tuleme varsti. Jälle saame kokku kuskil poole tunni pärast ja mina ja paneme ägedaid ideid. Nii, aga äkki Olesia ütled veel paar sõna enda kohta midagi? Ja, ma ütlen võib-olla nii palju, et minu taust ongi müük ja turundus. Ma igapäevaselt aitan erinevatel ettevõtetel, suurtel ja väikselt saavutada nende eesmärki läbi sotsiaalmeedia. Olen Google marketingi strateegia koolitaja ja tänu sellele, et ma olen viimaseid aastaid aidanud erinevatel suurtel ettevõtetel kasutada sotsiaalmeediat, on ka siin valemi sisse tulnud ka persoonibränding, sest nagu ma juba ennem ütlesin, kui sa tahad olla edukas sotsiaalmeedias, sa pead olema nähtav, sinu inimesed peavad olema nähtavad, tegevjuhid peavad olema nähtavad ja kui me tavalise brändingu puhul räägime sellest, et me brändidele ehk siis selle meie virtuaalsele mõttele
loome mingit inimlikku kuju, paneme sellist persooni taha, siis inimestel tegelikult on see persoon olemas ja meil on teine väljakutse. Me peaksime inimesi siis brändima ehk pakiteerima, et otsima välja see miski, mis neid eristab ja siis müüma seda. Ja mina natuke lisaks veel ütlen siis seda, et kui ma seal rannas mõtlesin, et millega ma tegelema võiksin hakata, siis mul tegelikult alguses tuligi üks selline müügi- ja turundusalane ettevõte, mille ma siis kohe ka asutasin, Your Brand Up Studio, aga natukese aja pärast minu ettevõtluskirg muudkui kasvas ja siis nüüd mul on juba 2 ettevõtet, nii et teine ettevõte Astonishing Stay Apartments tegeleb siis külaliskorteritega. Nii et 2 erinevat poolt ja kõige ägedam tunne, mis võib olla, on see, kui te ükskord kirjutate raamatu, oma esimese raamatu, lähete trükikotta ja näete siis neid veel välja lõikamata poognaid seal, et praegu on kõikidel natukene rohkem aega, et kellel on olnud mõte, et kunagi elu jooksul kirjutada üks raamat, siis meie soovitame seda kohe alustada, et kui te täna alustate ja panete iga päev 1 lehe kirja, siis vähem kui aasta pärast teil on juba 300 lehekülge koos, nii et alustage kindlasti. Aga lühidalt me siis kordame üle selle, millest me alguses rääkisime, et me oleme kõik brändid ja sa loodki selle ise või siis teised loovad selle sinu eest ja mis see persooni bränd siis on, et see tegelikult ongi kuidas sa välja näed, mida sa räägid, milline ekspertkuvandsus on ja see peaks enda alla koondama siis kõik, mida sa tahad, et mille põhjal sind tegelikult teatakse ja kõik, mida sa räägid ja kõik, mida sa teed, see kujundabki sinu persooni brändi, et sellepärast eriti täna kriisiolukorras tuleb hästi läbi mõelda, et millist infot me sotsiaalmeedias enda kontode alt jagame, kuidas me midagi kommenteerime, sest mingi hetk, kui see kriis on läbi, siis kõik tegelikult mäletavad seda, et Google salvestab ka väga palju asju ja siis pärast seda muuta võib-olla ei ole nii lihtne. Ja persooni brändi puhul ongi 2 hästi olulist asja, on siis pakend ja on sisu. Ja miks meie tegime selle raamatu ongi, me näeme, et nii palju neid sisukaid inimesi on, aga seda pakendit kokku panna, et mis see lugu peaks olema, mis see väärtuspakkumine peaks olema, milline peaks olema teie visuaalne identiteet, milliseid kanaleid kasutada, millist sisu nendes kanalites kasutada ja kes see õige sihtgrupp on, et see ongi kõige raskem tegelikult inimestel ja oma raamatus me siis keskendume nii sellele sisule kui pakendile. Ja miks selle persooni brändiga siis tegeleda, meie kõige lemmikum slaid ongi see, et neid võimalusi igaühe jaoks, et ükskõik, kas tegemist on ettevõtte tegevjuhiga, täiesti tavalise töötajaga, kas sa otsid alles tööd, kas sa alustad oma karjääri, kas sa tahad vahetada oma karjääri, mida iganes. Ta annab nii palju võimalusi, et ta annab sulle, hoiab su turunduskulusid kokku, annab sulle igasuguseid esinemisvõimalusi ja annab sulle paremaid partnereid ja paremaid töötajaid, et neid võimalusi on lihtsalt hästi-hästi palju. Ja tegelikult, kui Evelin alguses ütles, et praegu on väga palju aega kõigil ja võiks kirjutada raamatut, et raamatut tasub kirjutada juba sellepärast, et kui sa kirjutad raamatut, siis sa mõtled enda jaoks väga selgelt, mis asjad, kuidas need on omavahel seotud, millest üks või teine asi tingitud. Ja tegelikult, kui me panime kirja kõik enda teadmised, koondasime kokku väga erinevad uuringud ja artiklid, siis meil kujunes selline väga lihtne ja konkreetne mudel. Me nimetame seda 7 küsimuse raamistikuks, mis toobki kokku nii sisu kui ka pakendid. Ja me mõtlesime, et tänasest laivist oleks kuulajatel võimalikult palju kasu, siis me kiiresti räägimegi sellest, et mis need 7 küsimust on ja kuidas siis seda protsessi tegelikult, kui te nüüd seda laivi kuulamist lõpetate, võite juba täna õhtul selle protsessiga alustada ja homme on teil
persooni brändi kavand nii-öelda olemas ja tasub tegutsema hakata. Evelin, kas ta vahetad slaidi? Jaa, ma vahetan. 7 küsimust on teie ees praegu. Esimene küsimus on sinu persooni brändi eesmärk. Et iga kord, kui me mingi projektiga alustame, peaks mõtlema selle peale, et mis on see eesmärk, kuhu me tahame jõuda. Teine küsimus, kes ma olen? See ongi selle persooni brändi selline DNA, mis koosneb sinu tugevustest, väärtustest, ka sinu nõrkustest, et sa saaks aru, mis asjad võib-olla takistavad sul olla nähtav, olla usaldusväärne. Näiteks võib-olla sa kardad esinemast või võib-olla kardad videot. 3. küsimus, mida sa pakud? Sinu väärtuspakkumine. 4. küsimus, kes peab teadma? Ehk siis sihtgrupp. Sa ei pea kunagi kõnetama kõiki inimesi. Sa ei pea ka meeldima kõikidele inimestele. Mida konkreetsem on sinu nišš, mida konkreetsem on sinu sihtgrupp, seda kiiremini, paremini sa nendeni jõuad. 5. küsimus, mida peab inimene teadma, et siin me toome kokku neid asju, mis on sinu jaoks olulised ja kui me räägime persooni brändingust, siis alati on seal äriline väljund, et me ei taha lihtsalt tegeleda asjadega, mis on meie hobid, me tahame ka lõppkokkuvõttes raha teenida ja teine pool, mis huvitab siis meie sihtgruppi, me peame leidma sellist sweet spoti, sellist mõnusat kokkupuutepunkti, kus kõik saavutavad seda, mida nad tahavad ja mida peab teadma, on tegelikult sinu persooni brändi lugu, kuidas saab teada, on erinevad kanalid, kus siis viibib sinu sihtgrupp. Kas nad on Facebookis, kas nad on Instagramis, kas nad on LinkedInis või vaatavad hoopis televisiooni või kuulavad raadiot. Ja 7. hästi oluline punkt, kuidas me siis mõõdame oma tegevusi ja nende tulemuslikkust. Ja siis, kui me paneme kõik need asjad kokku, siis me loomegi persooni brändi strateegiad ja neid küsimusi võib kasutada ka siis, kui sa lihtsalt alustad oma äri või tahad luua iga konkreetse kanali jaoks strateegiat. Et selline väga hea ja kasulik tööriist. Me natuke lähme iga selle küsimuse puhul ka detailidesse. Et persooni brändi eesmärk võib olla täiesti erinev. Võib-olla sa tahad alustada oma äri, võib-olla sa tahad kasvatada oma äri. Võib-olla sa tahad olla nähtav oma klientidele või leida potentsiaalseid kliente. Kindlasti praeguses olukorras, isegi kui sul on juba persooni bränd olemas, sa pead üle vaatama, kas sinu praegused eesmärgid on üldse saavutavad. Ja persooni brändingu puhul meil on võimalik, me räägime sellisest nuppmudelist ka kiiresti, et Evelin paneb kohe järgmist slaidi, selleks, et me jõuaks sellise kasumlikkuse baasi, ehk siis, et inimesed hakkaks meile raha maksma, me peame kõigepealt olema nähtavad oma sihtgrupile ja mitte lihtsalt nähtavad, et me iga päev midagi postitame, meil ei ole mitte mingit sõnumit, me ei loo mingit väärtust, vaid iga kokkupuute meie potentsiaalse kliendiga peabki andma sellist väärtust. Inimesel iga kord tekib selline tunne, et ma sain väärtust ja juba alateadlikult, kui ma saan väärtust, siis ma tahan tagasi maksta. Et väga hea näide on võib-olla sellist deitimisest, et kui sa esimest korda noormeest näed ja ta küsib sinu käest, et kas tuled mulle naiseks, siis see on see kasumlikkuse pool, kus ta hetkel tegutseb. Suure tõenäosusega sa talle jah ei vasta. Aga kui ta läbiks need 2 esimest faasi, ehk siis oleks nähtav ja siis looks sinu sellist usaldusväärsust läbi selle, et käib sinuga deitimas tavaolukorras ja siis toob sulle kingitusi. Sellise sotsiaalmeedia maailmas on see väärtus, on sisu, mida sa lood, mida sa annad ja siis läbi selle sa tegelikult jõuad sinna, et kliente või sinu potentsiaalne klient on valmis siis sinu käest ostma.
ja sama oluline on see, et kes sa tegelikult oled, et sa mõtledki selle väga hästi läbi, et noh, see tundub selline ülilihtne küsimus, aga tegelikult see ei ole. Et teada just, et mis need sinu erilised tugevused on, millega sa saad oma kliente või koostööpartnereid aidata, milliseid väärtusi sa omad, mis on päriselt sul see tööalane kirg, et kuidas sa saad asju väga hästi teha ja samamoodi, et kuidas see kõik haakub su elustiiliga, et ta olekski autentne, et ta jätaks sellist natukene väär arusaama. Persooni puhul võib öelda, et oluline on see, et millega sa tegeled, aga ka, et mille eest sa seisad ja milles sa oled tõeliselt hea, sest meil kõigil on need asjad olemas, aga tihti võib-olla me ei ole neid niimoodi väga selgelt läbi mõelnud. Ja mis see on siis, et millega sa saad inimesi aidata ja noh, kui sa saad teisi aidata, siis see tihti nagu sind ennast ka väga palju motiveerib. Ehk siis meie, mida me seal raamatus ka palju räägime, ongi see sinu miks, et kes ei ole lugenud, me kindlasti soovitame selline raamat nagu Start with Why, Simon Sineki oma ja ütleme, et seal võib-olla tuuakse natukene veel detailsemalt seda välja, aga hästi lihtne on rääkida, et mida ma teen või kuidas ma teen, aga just, et miks ma seda teen, mida ma teen, et mis see minu tõeline missioon on, sest et kui sa ise seda teed, sa teed ka neid asju nagu nii suure säraga silmades ja nii suure kirega ja seda näevad ka kõik su kliendid ja koostööpartnerid, et kirg on see, mis annab tegelikult energia ja sa jõuad nii palju rohkem teha ja sa suudad nagu nii palju rohkem väärtust luua. Ja siis vähem oluline ei ole ka sinu väärtuspakkumine, ehk siis see, et mida sa siis päriselt klientidele pakud. Ja tänases olukorras on kindlasti nii mina oma ettevõtete puhul kui võib-olla ka teie kõik tasuks see korraks veel läbi mõelda, et kas see on endiselt adekvaatne, sest et see, mis väärtust sa lood ja mida sa pakud, et see peab alati kõnetama mingit kliendi probleemi ja võib-olla, et see probleem, mis tal enne oli, on täna natukene ära kadunud, sest tal on nii palju teisi probleeme, aga siis tulebki mõelda, et mis see tänane probleem on, millega sa teda aidata saaksid, et panna võib-olla see natukene teistsugusesse võtmesse ja just andma neile selle väärtuspakkumisega selline hästi tore raamistik, et miks nad peaksid just sind valima, et mis see põhjus on, et mis sind eristab sinu konkurentidest. Ja kui sinul on see hästi selge, siis sul on väga lihtne seda kliendile edasi jagada, et oma raamatus me toome ka sellise hästi lihtsa nii-öelda message map'i või mõttekaardi, et kuidas siis see väärtuspakkumine kas 30 sekundiks või 60 sekundiks kokku panna, et sa suudaksid selle kiirelt nii-öelda ja loomulikult ära rääkida, sellepärast inimestel ei ole tänapäeval aega, keegi ei jõua kuulata, kui sa üritad 30 minutiga selgitada, et mida sa teed ja miks sa seda teed, et sa pead suutma seda hästi korralikult nii-öelda sellisesse kontsentreeritud puljongi kuubikusse panna, et inimestel oleks selge, mida sa teed ja mis väärtust sa päriselt jagad. Ehk siis see väärtuspakkumine peaks olema sinu sellised tohutud tugevused, et miks nii-öelda sina oled selles valdkonnas väga hea, siis rõhutama selles väärtuspakkumises ka neid probleeme, mida sa lahendad, aga nad peavad olema ajakohased, ehk siis kui täna nad ei ole ajakohased, siis sa pead seda muutma. Seal võib olla mõni sinu saavutus, mis seda toetab, seda väärtuspakkumist. Seal võib olla sees sinu lugu natukene, seal võib olla mõned märksõnad, mis sind eristavad konkurentidest ja kindlasti seal võiks olla see sinu miks, et ta ongi selline pisikene kombo, aga mõnelauseline. Et siis üks selline variant, mis ma siin välja tõin, et kuidas seda on lihtne kokku panna, on ju, et mina aitan keda, millega, kuidas ja mis sinu tugevused on, aga see liftikõne või väärtuspakkumine, see peab alati kõnetama ka sinu sihtgruppi ja see on hästi-hästi oluline, et mõelda ka täna, et kui juhtub, et sinu sihtgrupp on see, kes ei suuda täna maksta,
siis mõelda, et kas on mõni teine sihtgrupp, mõni teine kliendisegment, kes suudaks maksta või kui nad täna tõesti ei suuda, siis mõtle, et äkki sa saad neile mingi periood pakkuda mingit tasuta väärtust, kindlasti nad hindavad seda hiljem ja nad toetavad sind, jagavad võib-olla sulle mingeid referentse või mida iganes. Et see tuleb ka hästi palju läbi mõelda, et ma tean, et on hästi lihtne öelda, et minu klientideks on kõik eestlased näiteks, ükskõik kui vanad ja mehed ja naised, aga näiteks kas või juuksurite puhul, et kui sa suudad näiteks juuksurina öelda, et minu sihtgrupiks on enesekindlad naised, kes on 30+ ja kes julgevad eksperimenteerida oma juuksevärviga. See juba on selline, mis kõnetab ja selle põhjal sa suudad ka seda sisu palju konkreetsemalt luua, mis neid kõnetaks, et sul on lihtsam neid kliente leida. Need olulised on, et kui alati neid, kes maksavad, siis sa võid mõelda ka nii, et kes sind toetavad, kes sind aidata saaksid, kes võiksid sulle luua mingeid võimalusi, kes saaksid sind soovitada edasi, sest soovitustel on hästi-hästi suur jõud, et isegi 90% inimestest vist usaldab hästi palju teiste soovitusi ja teevad selle põhjal ostuotsuseid. Või siis ka kes on need, kes toetavad neid, kes sulle on olulised. Et neid sihtgruppe võib olla päris mitu. Ja sama oluline, et kõik 7 küsimust on selline kogu persooni brändingu ja persooni brändi kontsentraat ja ei saa öelda, et üks küsimus on olulisem kui teine, et selleks, et sul oleks tugev persooni bränd ja sa teadlikult kujundaks ja arendaks seda, sa pead vastama võimalikult täpselt ja konkreetselt kõikidele nendele küsimustele. Ja samamoodi, kui sul on paigas, kes sa oled, mis on sinu persooni brändingu eesmärk, mis on sinu väärtuspakkumine ja kes on sinu sihtgrupp, peaks mõtlema, mida need inimesed peaksid teadma sinu kohta. Ja siin ongi sellise sinu persooni brändi lugu pakendisse panemine ja kalendrisse panemine, et turunduses me ütleks selle kohta sisustrateegia, et millised on sinu konkreetsed sõnumid, mida sa iga postitusega edasi annad, milline on sinu keel, kas sa sinatad või sa teietad, mis tunded inimestel peaksid tekkima siis, kui nad puutuvad sinuga kokku laivis, füüsilises kohas, kui nad loevad sinu postitusi, et see kõik peab olema täpselt samasugune, et ei tohiks tekkida selliseid vastuolulisi hetki, et sotsiaalmeedias jäi mulle inimesest üks mulje, ma kohtusin temaga reaalses maailmas ja tegelikult on hoopis teistsugune. Ja sinu persooni brändi lugu ja kõik asjad, mida sa ütled, peavad vastama küsimusele, miks sa mingid asju teed. Mida rohkem sa tood välja enda väärtusi, siis seda rohkem sa annad teistele inimestele võimalust samastuda nende väärtustega. Me tihti ärikontekstis väärtustest ei räägi. Need väärtused, nagu ka missioon ja visioon, võivad olla meil kodulehel väljas, aga siis, kui me ütleme, et me tegutseme just vastavalt oma väärtustele, siis me selekteerime väga kiiresti ja väga konkreetselt inimesi, kes jagavad meie väärtusi ja täpselt samamoodi me selekteerime neid, kes meie väärtusi ei jaga ja see on täiesti okei, seda ei tohiks karta, sest müügis on kõige suurem aja raiskamine, kõige suurem probleem tihti, et müügiinimesed ei julge saada ei. Nad jäävad ootama, et äkki sellest võib-olla kunagi tuleb aga me võiksime keskenduda inimestele, kelle jaoks meie loome väärtust ja kes on meie ideaalsed kliendid, siis see äri tegemine ei ole puhas raha teenimine, vaid meeldib nii meile kui ka meie klientidele. Ja see lugu loob meie vahel sellist inimlikku kontakti. Ja kuues küsimus on need erinevad kanalid. Evelin vahetab slaidi ka. Ehk siis, kus me siis leiame neid inimesi?
me võime alguses arvata, et meie kliendid, meie potentsiaalsed kliendid on seal, kus meie oleme. Ja see võib tõesti nii olla, sest näiteks Facebooki puhul tihti meie selline lähima tutvumisringkond on seal ja kui sa just alustad ettevõtlusega, siis ei tasu kunagi alahinnata inimesi, kes sind juba tunnevad. Tänu sellele, et nad sind tunnevad, nad usaldavad sind ja nad alati on nõus ka proovima ja aitama sind. Aga laiemas plaanis me peaksime aru saama, et kus need inimesed viibivad. Kas, kui nad on nooremad, siis võib-olla tasuks mõelda Instagrami peale, kui tegemist on äriklientidega, siis suurema tõenäosusega otsustajateni on võimalik jõuda LinkedInisse ja ei tasu unustada ka selliseid klassikalisi müügi- ja turunduskanaleid. Et sotsiaalmeedia annab meile tohutult palju võimalusi, kuidas igat tegevust füüsilises maailmas võimendada läbi sotsiaalmeedia. Oletame, et meil on füüsiline koolitus ja seal osaleb 10 inimest, siis kui me sellest sotsiaalmeedias ei räägi, siis need 10 inimest ongi ainukesed, kes saavad meie kohta teada, saavad teada meie lugu. Kui me jagame seda oma sotsiaalmeediasse, siis saavad meist ja meie väärtusest, meie väärtuspakkumisest teada ka inimesed, kes sellel hetkel ei viibinud. Ja kui see info, mida me edastame, sisaldab väärtust ka meie jälgijate jaoks, me hakkame tasapisi looma sellist usaldussuhet, mis jällegi selle mudeli kaudu viib meid lõppkokkuvõttes selleni, et toimub rahavahetus ja me teeme äri. Ja 7. küsimus, kuidas mõõta, mida konkreetsem on see eesmärk, meie persoonibrändingu eesmärk, seda lihtsam on paika panna ka mõõdikud ja mõõdikud võivad olla sellised lihtsalt likeide arv, jagamiste arv, vaatamiste arv, aga võib olla ka konkreetselt klientide arv, päringute arv, kontole laekuv raha hulk, et peaks konkreetselt paika panema, mida me siis hakkame mõõtma ja öeldakse ju, et need asjad, mida me mõõdame, et nendega hakkab midagi positiivses suunas juhtuma ka. Et selline on see mudel ja praeguses olukorras meile tundub, et kõige olulisemad on sellised 3 soovitust, mis tunduvad justkui väga iseenesestmõistetavad, aga siis, kui sa päriselt hakkad niimoodi mõtlema, siis ükskõik mis valdkonnas sa oled, ükskõik kui keeruline hetke olukord on, sa leiad lahendusi. Ja need soovitused ongi mõtle kastist välja, et kui sul on hetkel see mudel või väärtuspakkumine ei toimi, siis mõtle, kuidas saab teistmoodi. Kui ise ei suuda välja mõelda, siis alati igale küsimusele on olemas vastused Google'ist. Ehk siis teine soovitus on mine ja Googleda, vaata, mida teised teevad ja meil on selle kohta väga hea näide, mida ma tegelikult viimasel ajal igal pool välja toon, et me oleme teinud juuksuritele veebiseminari ja mul endal tekkis see küsimus, et kuidas siis praeguses olukorras juuksurid, kel ju ometi peavad füüsiliselt kohal olema, et lõigata juukseid ja värvida, mida nad siis praeguses olukorras saavad. Ja väga lihtne 5-minutiline guugeldamine andis 3 väga head äriideed. Inimesed mujal maailmas juba kasutavad teid võimalusi, juba teenivad raha, et miks mitte ka Eesti kontekstis teha copy-paste, võib-olla teha paremini ja leida uus nišš, võib-olla uus äri, et kõik on võimalik, et seal, kus on väga keeruline, seal on ka potentsiaali hästi palju. Ja sama oluline on tegelikult see, et me ei jää istuma, me ei jää mõtlema, vaid me hakkame kohe tegutsema ja meie raamatu puhul on täpselt sama asi. Kui meil oleks olnud lihtsalt see soov, et kirjutaks kunagi raamatut, siis
me ilmselt praegu teiega siin ei istuks, aga meil oli väga konkreetne arusaam, et millest me tahame rääkida. Me oleme aru saanud sellest, et see loob väärtust ja siis me hakkasime kohe tegutsema ja väiksed sammud on tegelikult edu võti. Meile tundub, et suured globaalsed eesmärgid viivad sihile. Nad peavad olema nagu see põhjatäht, aga asjad, mis reaalselt toovad muudatusi, on pisikesed sammud iga päev, 5 minutit. Saad rohkem kui 5 minutit, väga hea, tee 10, saad tund aega veel paremini, aga alustab väikestest sammudest. Et meil on see, meie põhisõnum olekski täna see, et võta nendest teadmistest, inspiratsioonist, mida sa praegu saad siit, mida sa saad mujalt. Praegu tõepoolest on väga palju tasuta tarkust ja hakka tegutsema. Ja meil ongi tegelikult pidevalt on 2 sellist ressurssi, millega mängida, et üks ongi aeg ja raha ja arusaadavalt, et kui praegu on raha vähem, siis aega meil on ja mina isiklikult vist ei ole mitte kunagi nii palju raamatuid lugenud, podcaste kuulanud, oma ettevõtteid auditeerinud ja igasuguseid protsesse parandanud, et need võimalused on meil kõik olemas, et oluline, et kui see olukord ükskord läbi saab, et siis me ei ütleks, et issand, et ma ainult vaatasin 5 tundi päevas Netflixi, mida sa võid ka mõnikord teha, aga et kasutada seda aega ära ikkagi väga praktiliselt ja midagi konkreetset ette võtta. Ja teine ongi see, mida Leisa ütles, et kohe tegutsema hakata, sellepärast, et kui sa ütledki, et ma teen seda kunagi, ma teen seda homme või isegi ülehomme, siis see ikkagi lükkub edasi. Ja mida meie ka usume, et better done than perfect nii-öelda, et kusagilt sa pead alati alustama ja keegi ei ole kunagi selline viimseni lihvitud ekspert, et kogemused õpetavad ja täiesti okei on ka eksida vahepeal, et kui sa seal nendest eksimustest õpid ja edasi lähed, et lihtsalt oluline on tegutseda ja tegutseda. Ja millest me alustasime alguses, et need asjad päriselt ka kirja panna, et nii äriliselt kui ka eraelus, et mina näiteks olen hästi suur ka sellise bucket listi austaja, et ma olen endale teinud paar aastat tagasi sellise 100 enda isiklikust soovist, mida ma tahan elu jooksul ära teha bucket listi ja hea näide sellest, et kuidas need eesmärgid lähevad täide, kui sa nad kirja paned, et 2 aasta jooksul mina olen nendest ära teinud juba 78 asja, mida ma mõtlesin, ma teen terve elu jooksul, et loomulikult kui ma midagi ära teen, ma panen sinna midagi uut kirja, aga mis see minu jaoks on andnud, on see, et esiteks sa teed ära need asjad, sa tead, mida sa tahad, aga ka sa haarad võimalustest kinni, sest meil on võimalusi iga päev nii palju. Iga päev tuleb võimalusi, aga just, et kas sa otsustad siis, et ma teen seda võib-olla järgmine kord või siis sa mõtledki, et see on nüüd see võimalus, et ma teen selle kohe ära. Ja kui sul see kirjas on, siis sa tegelikult haarad sellest võimalusest kinni, et sellepärast mina ja meie Leisiaga mõlemad oleme väga seda usku, et tehke ära. Ja nüüd meil ongi siin teile kohe ülesanne. Ma loodan, et te liitute, et võtke kas või need 6 järgmist nädalat, et ütleme nii, et võib-olla 6 järgmist nädalat on veel selline väga-väga vaikne periood, me ei oska keegi ennustada, mingisuguseid tähtpäevi kirja panna, aga võtke näiteks 6 nädalat ja pange igasse nädalasse mingisugunegi tegevus, sest et persooni bränding on selline asi, et kui uuesti teil läheb kiireks, te elu sees ei tegele sellega, et see alati jääb kas aja taha või mingisuguse muu asja taha, et neid kiiremini tulekahjusid kustutada on tavapärases elus nii palju, aga praegu on see võimalus, et pange kas või igasse nädalasse, ma ei tea, 2-3 asja, mida te ära teete, et kas te täiendate oma LinkedIni profiili või Facebooki profiili või ma ei tea, teete mingid sammud meie raamatust läbi või siis otsite Google'ist, mida teha, et pange mingisugused asjad kirja ja hakake neid päriselt tegema.
Ja kui te tahate sellist inspiratsiooni pidevalt saada, siis me tegelikult oleme lisaks, te ei pea ka seda raamatut läbi tegema, et te võite liituda ka meie raamatulugejate klubiga, et meil on Facebookis selline kinnine grupp, aga me hea meelega võtame teid vastu, isegi kui te ei ole seda raamatut läbi lugenud, et me jagame seal pidevalt kõike seda, mis on internetis, ehk siis igasuguseid põnevaid artikleid, et saate siis pidevalt ennast täiendada ja igasuguseid uuringuid ja asju, et seda on nii palju, aga et me valime teie jaoks siis sinna sellised parimad palad. Ja meil on see kingitus, meil on selline väga hea pakkumine, et kes tahab endale raamatut praegu tellida, et saab meie kaudu seda teha väga soodsa hinnaga ja postitame kontaktivabalt teie pakiautomaati üle Eesti, nii et see võimalus on ka täiesti olemas ja kes tunneb, et ta nüüd mingist valdkonnast väga-väga huvi tunneb, et me tegelikult teeme ka sellise 7 moodulist koosneva veebiakadeemia, mis algab järgmisel nädalal. Ehk siis kokku on siis 7 moodulit, 7 nädalat, 7 seminari ja siis pidevalt anname tagasisidet, see on kinnine grupp ja see on hästi palju toredaid osalejaid, nii et kes ei saa nagu igal korral osaleda, et me tegelikult salvestame ka need, et siin on täpselt need kuupäevad ja kellaajad ja siis konkreetsed teemad ka veel. Olesja äkki tahab selle kohta midagi veel lisada? Selle väärtus ongi vastutuspartnerid, kelleks oleme meie Eveliniga ja teised osalejad ja see kestab 7 nädalat just sellepärast, et 7 nädalat on piisavalt pikk aeg, et enda jaoks lahti mõtestada kõik olulised küsimused. Me kasutame selle jaoks meie raamatut, mida iga veebiakadeemia osaleja siis saab endale ja selle perioodi lõpus on sul mitte ainult persoonibränd valmis, vaid sa oled astunud esimesed sammud enda siis unistuse või unistuste töö suunal ja meie oleme väga õnnelikud, et nüüd meil tekkis võimalus ka seda meie väga pikaaegset unistust ka ellu viia, sest nüüd me oleme olukorras, kus meil on ka aega uute projektidega tegeleda. Et kes tunneb huvi, siis võtke meiega kindlasti ühendust. Ja neid mooduleid saab tegelikult ka täitsa eraldi võtta, et kes tunneb, et täitsa 7 moodulit ei taha, et siis saab neid ka ühekaupa võtta, et selle ühe hind on 25 eurot ja praegu siis teile kogu 7 moodulit on erihinnaga 79 eurot. Nii et nii nagu keegi tunneb, et mida tal rohkem vaja arendada on, et kes ta tahab kõik need sammud meiega läbi teha, tahab ise raamatuga teha 100 sammu läbi või siis tahab mingisuguses valdkonnas rohkem abi, millest ta tunneb, et võib-olla on natukene raskem tema jaoks. Nii et mõttekam on ikkagi Netflixist loobuda ja lõpetada nüüd see raha kulutamine ära ja võtta kas või üks moodul ja mina olen küll raamatust huvitatud, nii et pärast ma kirjutan ja ma tahaks seda kindlasti endale saada. Nii, aga nüüd jah, et selle ekraani nagu võtame vist nagu maha on ju. Võtame vist maha selle ekraani, et siis kes tahab võib chati kirjutada või meie käest kuidagi küsida, et ma ei tea, kas sinna chati praegu ei ole veel midagi tulnud, aga kes tahab siis? Mul on üks küsimus Facebooki lehel, et kas raamatu venekeelne tõlge tuleb ka? No kunagi ei tea, et loodame, et tuleb. Ja loodame, et tuleb neid tõlgeid päris palju, et praegu meil on ingliskeelne versioon on valmis ja ootab trükki. Okei, aga tõesti, ma arvan, et esiteks tänu tänasele kohtumisele teil tuleb kindlasti tellijaid juurde. Mina tahaks öelda kõigile, kes olid täna meiega koos nagu super mega tänu ja mina nagu kirjutasin küll mõned punktid siia.
Ja ma sain tegelikult päris palju ägedaid ideid ja mõned asjad, mis mul olid nagu riiulisse pandud, ma võtan need riiuli pealt maha ja täna õhtul ma hakkan nendega tegelema, kuna ma sain nagu ägeda inspiratsiooni. Ja Evelin, sina küsisid alguses, vaata, ma ei tea, kas me olime siis laivis või mitte, et kuidas ma jõuan kõiki asju teha, on ju, et kuidas ma jaksan ja jõuan. Ja see on seesama kirg, vaata, millest sa rääkisid ja mina usun küll, et kui seesama kirg nagu teil on sinna raamatusse ka nagu pandud, aga mina usun seda, siis see on raamat kindlasti seda väärt, et seda lugeda ja kõigile teistele, kes on meiega koos olnud, on üks väga hea soovitus, alustage täna ja kui teil on tõesti see kuvand juba olemas, kui see kuvand on juba koos, kui see raamat on läbi loetud, siis tulge ärikooli ostma, õpetan teile, kuidas seda internet oma pilli järgi mängima panna ja tantsima panna. Ja et kuna me rääkisime ka nagu hästi palju sotsmeedia kanalitest ja nagu ma jällegi nagu kuulen, see on super, mega oluline ikkagi, mis me seal teeme ja need põhisõnumid nagu strateegia, sisuplaan on ja mis on sinu väärtused, kuidas need edastada, sihtgrupp ja nende jaoks, kelle jaoks nagu tunduvad need sõnad nagu võõrsõnad on ju, et siin ei tasu nagu midagi karta, kuna kõik on õpitav ja kui me alustame täna, siis juba homme me oleme targemad, põnevamad, ägedamad ja üleüldse kõik saab nagu väga hästi olevat. Mina usun küll sellesse. Meie ka. Ja, aga me siis lõpetame täna ja kindlasti ma saadan veel need lingid, kirjutan ka oma Facebooki lehele ja ka Most ärikooli Facebooki lehele ja panen selle eripakkumise ka sinna välja üles, et inimesed saaks nagu soodushinnaga. Kaua see sooduspakkumine kehtib, et nüüd küsiks ka? On see nagu limiteeritud ajaga pakkumine või? Ja kuna meie usume sellesse, et ikkagi peaks kohe tegutsema, siis me jätame selle nädala aega, et see on isegi 7 pikka päeva. Ja see võiks olla siis märksõnaga Most näiteks. Näiteks ja tead, mina nagu tahaks sulle öelda ka seda, et tundub, et number 7 on teie, ma ei tea, kas õnnemärk on. Võib-olla. Et kogu aeg nagu jutt käib selle 7 ümber. Super ja et veel ükskord siis suurimad tänud ja kohtumiseni ilusas Narva ja kuurortlinnas meie ravispaas ja ma loodan, et saame juba mulistada ilusas ägedas välibasseinis jällegi nagu jagada muljeid ja mina kindlasti räägin sellest, mis tulemust mina olen saanud peale selle, kui ma olen teie raamatu läbi lugenud juba. Nii tore, meie ootame juba seda aega. Nii, tüdrukud, jah, aga ilusad õhtud ja teile meiega koos olnud, et järgmiste kohtumisteni ja super äge õhtu oli. Ja, aitäh kõigile! Tšau, kohtumiseni kõigile!